Tšau sõbrad! Täna ma näitan teile, mida ma päeva jooksul olen kokku krahmanud, mida ma olen endale ostnud. Alustame siit. Suurepärasest Euronixist ostsin ma endale uue MP3, kuna ma vana olen kuskil ära kaotanud. Tükk aega olen seda otsinud, ilmselt on see kuskil kaunil trollide maal Norras. Et sama firma, mis eelmine kordki, Intenso, mis vahe on tal Sony ja näiteks Philipsi omaga, on lihtsalt see, et see firma ei ole nii kuulus, ehk siis nimi maksab. Mul oli eelmine ka, see pidas päris hästi higile ja muudele väärkasutamistele vastu. Näiteks samas hinnaklassis, tegelikult kallimaski, võrreldes Philipsi ja Sonyga oli selline tore asi on veel, et kui see 8 gigabaiti jääb sinu absoluutselt suurepärasele vägevale kikes muusikale väheks, siis sa saad siia panna mikro SD lugeja kaardi. Issand, ma olen lammas. Eriti äge on see, ma sain sellest alles nüüd täna Euronixist teada, et kui sa oled samasugune lammas, nagu mina vahest olen, ja siis ostutšeki ära kaotad ja siis saad aru, et sa oled saanud mingisuguse praaktoote või muud sellist, siis kui sa oled ennast püsikliendiks registreerinud, siis sinu ostud on seal kenasti kirjas ja kui sul on vaja toode tagastada või garantiisse viia, sul ei pea see tšeki olema, et kui see on sul ära kadunud, siis ei olegi kohe kellad. Et siis see ost on fikseeritud ja sulle ei olegi tšeki vaja, annad selle üle, ütled aitäh, head aega ja saadab palju armastust mõttes inimestele. Okei, seda viimast tegelikult isegi mitte tegema ei pea, nii et vaapsi äge, eks ole. Nii, enamus need toiduasjad siit on Pärnu suurest Maximast, et Lasnamäel Tallinnas peaks ka suur Maxima olema. Ja ma täna reaalselt on vist poes 45 minutit, kuna ma varem pole sinna mahetoodete leti sattunud ja ma poleks elus arvanud, et Maximas nii fucking hea valik võib olla. Vabandust väljenduse eest. Ühesõnaga magneesiumit palju sisaldavad, kooritud kõrvitsaseemned. Nii, siis joogateed. Et kui ma kunagi viitsin veel Kundalini joogas käia Tallinnas Kalamajas, siis alati pärast tundi anti meile joogateed. Mitte just neid täpselt, neid on erinevat sorti, aga avastasin sellise, mis on hea une oma. Siin on Balderoni ja muud kraami sees. Ja see ei sisalda musta teed, et kumbki neist ei sisalda musta teed. Et sa võid enne magaminekut vabalt endale selle kerre keerata. Et see on puhastav ja siis see on hea unetee ja ka see ei sisalda musta teed. On see valgus nii kehv siin. Ei tea, kas sa näed siit lugeda. Ehk näed, võib-olla ei näe. Ühesõnaga puhastav tee, see maksis üle 3 €, aga siin on neid pakke päris palju sees, 17 vist, kui ma õigesti aru saan. Ühesõnaga ma annan teada, kuidas need maitsevad, kui väga rõvedad on, siis ma kindlasti teen sellest eraldi video ja väljendan oma frustratsiooni ja kurbust. Nüüd liigume edasi Euroapteeki ja ühesõnaga siin on laustuvad, vanasti ma kasutasin kogu aeg seda diasporaali, aga see on nüüd ka umbes samas hinnaklassis. Siin on isegi, minu meelest tuli vist apteeki rääkis, et siin on rohkem see magneesiumi sees, et siin on magneesium, vitamiin B6, ma just küsisin sellist, mida võib panna lihtsalt vee sisse, näiteks trenni, mis ei ole enne magaminekut või koos toiduga, et oleks hästi omastav. Ja see pidi nüüd siis selline olema. Ja siis sellise tarkuse sain ka Euroapteegi väga toreda teenindaja käest teada, farmatseudi käest teada, et ei ole niimoodi, et keerad endale selle vee valmis ükskõik millisesse vahekorras ja siis jood selle mingi 6-7 tunni pärast ära ja siis arvad, et nüüd said kõva magneesiumlaksu endale, siis tegelikult on hoopis niimoodi, et sa võiksid vähemalt poole tunni jooksul selle sisse keerata, sest et ma ei tea, et siis magneesium, ma ei tea, omastub paremini või ma ei tea, mingid asjad ei ole seest ära kadunud. Ühesõnaga, I don't know, aga see pidi hea olema. Nii, siis 8. päev minu suurepärases kaalulangetuses, uues alguses -25 kilo mu kere pealt, ühesõnaga maguseisu jaoks mõned apelsinid, korraga liiga palju ei söö, sest ma olen süsivesikutele üsna tundlik minu kehatüüp. Siis hommikupudru peale mõned, see on ka 1-2 apelsini või vabandust, banaani. Et süsivesikud minu puhul oleks parem hommiku kere keerata avokaado. See on veel toores, ma pean panema selle mingi paberi sisse ja panema akna peale küpsema, kuskile seisma, okei. Siis kirstomatid ja siis ubadest, saate aru, spagetid, ma olen varem ka ostnud ja siin on 100 grammist nii
palju valku, et ise ka ei usu. Nii, see on 200 grammine toode ja 100 grammis on valku 43. See on siis Mongoa lintnuudlid. Nii, siis sellest on ka kohutavalt palju. Need on sellised ägedad musta värvi. Üle 3 euro maksid, ligi 4 eurot. Aga siin on valke 44, 100 gramm, see on 200 grammine pakk. Et sa saad nagu väga palju valku. Ja siin on ka umbes sama palju oli. 45 valku soja oaspaketid. Nii, ma räägin teile nüüd natuke, vabandust, see on mu riidehunnik, mida ma hakkan sorteerima. Tõin maest ära. Sõnaga, mul on nüüd selline plaan, et ma olen internetis lugenud, et soja pidi olema mingil määral saatanast. Ja sellepärast ma nüüd hakkan võõranduma ennast soja toodetest, kuigi seal oli ka, eks ole, soja ühe sees, aga pole hullu. Ülemineku faas, anname kõik mulle andeks, eks ole, palun mind mitte väga kõvasti lüüa. Ühesõnaga, Alpro toodetest üritan hakata võõranduma, kui ma väga armastan oma vanillepiimaga, sojapiimaga latet, väikese kaneeliga. Et ühesõnaga, ma lähen siis, üritan ennast taltsutada mandlipiimaga. Vot nii, siis siin on küll mõttetud süsivesikud, aga palju õnneks seda ei pane, ühesõnaga inglise sinep, ma ei tea, mul on niuke nõrkus selle vastu. Siis beebispinat, siis mineraalvesi ja siis tagasi tervitused Euroapteegist. Selline äge magneesiumivesi on, et see võib nüüd seista ja selle keerad endale sisse, see on spetsiifiline maitse, aga siin on päris palju magneesiumit. Ühesõnaga, jaa, maksis vist 3 eurot või oli natuke alla. Ja need sellised tooted, ma olen neid varem ka näidanud juba teile. Ühesõnaga, parampampa, siin ei ole säilitusainet suhkrut sees ja sa oled see, mida sööd. Oppa, nii, varjus. Ja kuskussi oma ka, mulle meeldib tatri oma rohkem. Ühesõnaga, neid on tegelikult ma ostsin igat ühte 20 või natuke rohkem tükki, nii palju kui seal riiulis oli, kõik tegin tühjaks. Et need on sellised head kerged, et paned, ta sees on selline väike lusikas kahvel, selline vahepealne toode. Et viskad sinna vee peale, teed see lahti, võtad lusika välja, paned vee peale, jätad seisuma 2-3 minutiks ja siis ongi, segad läbi, et sul on suurepärane roog olemas ja tervislik on ta ka lisaks kõigele muule. Aga ma saadan teile kõigile armastust ja pidage vastu, olge tublid. Ootame ilusaid ilmu ja olge siis kõige armsamad ja parimad. Tšau!